No vot, see ongi see huvitav fakt, et seal on nagu päevavalgele tulnud, et olid, kuidas öelda, kurjad naabrid, kes oskasid lihtsalt näpuga näidata. Minu isa ja ema olid lõpetanud just Antsla sovhoostehnikumi. Nad olid noored agronoomid ja neid oli suunatud Rõugesse tööle. Ja neile siis oli eraldatud, nagu öeldakse, kolhoosi, tol ajal kolhoosi poolt väike elamine seal ühte tallu, aga kellelgi käis närvidele, et nende tingimused olid nagu head. Et oli antud korter nendele ja siis vist oli kuigi palju mingeid asju seal nagu lehja ja värki ja midagi taolist. Ühesõnaga, kellelgi oli kadeduse see. Muidugi teine asi oli veel, mis võib-olla ujus ka pärast pinnale, oli isa vend, oli Saksa sõjaväkke hõivatud või tol ajal mobiliseeritud. Aga kuna tema sai selle mobilisatsiooni ajal, oli seal see kogunemine Võrus, siis tema oli sealt plehku pannud ja ta redutas jupp aega metsas. Kas see info siis tuli selle peale veel lisaks, aga täie teadmise juures me teame, sest kui me tulime tagasi Siberist, siis käis ka veel kõva jutt, et kas see koputaja on veel siin elus. Kes siis näitas lihtsalt näpuga ja et meid ära saadeti. Need rohkemat süüd, nagu me rohkem ei tea olevat. Kahjuks see asi ongi niimoodi, et see langes ka sellise huvitava ajaga kokku, kuna meie sünnipäevad, nii minul on 27 märts, küüditamine on 25. 27 märts, isal on 28 märts, järgmine päev. Ja meil olid ettevalmistused suureks sünnipäevaks loomulikult peres. Ja siis muidugi tuli see suur ukse peale koputamine ja ära saatmine. Ja siis hiljem, mida ma olen kuulnud, et isa jutu järgi, et see viha ja see raev oli nii suur, siis ta oli löönud siis, nagu öeldakse, selle õlle, nagu sünnipäevaks eestlased valmistasid oma õlu ja siga tapetud ja liha ja siis ta oli löönud selle õllekarra, nagu öeldes, jalaga sinna muru peale pikali ja siis nii palju kui saivad, siis selle siakintsuga veel natuke kaasa haarata, aga selle ülejäänud rabasivad juba sõdurid käest. Ja siis muidugi öeldi ju, et nii palju kui käe otsa jõuad võtta, nii palju sa saad kaasa võtta. Aga selles olemises, selles äkki sisse tormamises, kas inimene suudabki ka alati haarata seda mõtet, mis ta peab ja kuhu ta läheb ja mis ta teeb, sest see oli kõik teadmatus. Ainult nii palju öeldi, et tagasiteed ei ole ja et 25 aastaks olete kaugele saadetud. Tähendab, minu mäletamine hakkab ju 3-4 aastaselt. Mina seda sõitu ja värki ei tea. Kõik on puhtalt teiste inimeste jutude järgi ja olemiste järgi minu teadmises. Aga kui ma olen neid näinud, mis alles hiljuti vaadasin ühte Leedu režissööri poolt filmitud seda teekonda vagunis, on just filmitud hästi. See olid vist jäljed lumel või midagi taoliselt. Siis seal on tõeliselt see elu ära toodud välja, kuidas see elu toimus. Sest põhimõtteliselt me olime ju nagu kilukarbid või kilud karbis sisse pressitud ühte vagunisse. Paar narikest oli, kus siis tõesti, nagu öeldakse, lamavad haiged olid või vanurid, kes olid sinna. Ega seal ei küsitud, kas oled terve või haige. Alates lastest, rinnalastest, nagu mina olin, topiti kõik sinna sisse ja lõpetades, kellel ei olnud jalgu, kellel ei olnud käsi, ega see ei loe. Peade arv oli tähtis, kes sinna, nagu öeldakse, oli sisse arvatud nimekirja. Kui mõtled ja võib-olla teevad, nagu öeldakse, veel targemaid otsuseid, aga siis haarati, et mis ette juhtus, mis pähe tuli kaasa, teadmata,
et mis seal ees ootab. Kõigepealt pandi siis muidugi püssimeeste saatasin meid sinna Hobu reede peale, sealt viidi meid, kuna see toimus Rõuge valla kokku, sealt siis autode peale ja autode pealt laaditi siis Võru jaamas nagu loomakarja, suured vagunid, kaubaveovagunid uksest sisse ja see nii täis nagu kilukarp, sest ega kellelgi ei antud seal, nagu öeldakse, magamise kohta, vaid pandi püsti seisma, vaadati, et enam-vähem on täis, uks kinni, järgmine vagun. Sinna läksid, nagu öeldakse, kõik, kes olid lastega, kes olid lapsega, rinnalastega, kes olid vanad, kes olid jalutatud, kes olid tõsteti sinna, vahet ei olnud. Ja see oli tähtis, et see arv, mis oli ette nähtud ära saata, see pidi täis saama. Esimesed päevad ei antud midagi, ei süüa, ei juua, sellepärast arvestati sellega, et inimestel on midagi kaasa, võib-olla ikkagi haaratud. Teisel päeval või 3. päeval täpsemalt, vist oli, anti siis esimene ämbri täis vett selle vaguni peale inimestele juua. See pikk ja piinav teekond seal selles külmas rõskuses, selles loksumises, nagu öeldakse, mõjus inimestele väga rängalt. Need inimesed, kes olid haiged või lapsed, kes ei pidanud vastu ja kes, nagu öeldakse, leidsid oma teekonna lõpu seal, siis nende jaoks suurtes jaamades lihtsalt tehti uks lahti ja öeldi, et palun, visake välja. No nagu lapsel ikka, laps leiab ikkagi selle ümbritsevaga oluga, nagu öeldakse, enda jaoks vastavalt, sest ega me ei teadnud ju midagi paremat. Meil kasvas see meie teadmine ja nägemine sellega, mis hetkel oli. Me pidime leppima sellega, mis meil oli, et leivakäär oli sul hommikul laua peal ja tass piima, sa said selle kätte ja päev otsa oli sellega kõik. Enne sa ei saanud kui õhtul, aga väljas toimus ju lapsed, nagu lapsed ikka, kogunevad omavahel, saavad kokku. Aga mis ongi see huvitav asi, et kokku saivad lapsed ju eri rahvustest. Neid oli 10 võib-olla eri rahvust. Seal oli mongoli, seal oli jaapanlasi, seal oli ukrainlasi, seal oli leedukaid lätlasi, seal oli ei tea keda koos. Aga me lapsed leidsime kõik ühise tee, ühise keele, ühise arusaamise ja ei meil ei olnud, nagu öeldakse, et poest toodud mänguasju. Me pidime ju ise kõik asjad välja mõtlema, mängud, peitmised, tagaajamised, igasugused võimalused, mis pähe kellelgi kargas, see ära ka tehti. Nii see elu läks seal ja vastavalt siis olukorrale ka, nagu öeldakse, et käisime ka seal ringi. Me ei vistunud ainult nurgas seal kuskil. Meil olime, nagu öeldes, terve see küla oli risti-rästi, üksteise pool külas käidud või lihtsalt mis külas, lihtsalt seal maja juures, selles baraki juures käimine. Seegi oli juba, siis mäletan täpselt samuti, et nagu suur sündmus oli, meil oli seal meie küla kõrval oli selle söetehase juures oli jälle mingisugune juurvilja hoidla, kuhu siis toodigi need suured kapsakoormad ja kapsakoormad siis, mis nendega tehti. Osa pandi vist, ma arvan, et osa nii pandi sama keldritesse või nagu maa alla olid sellised. Aga osa meile õnnestus lasta seal ringi käia ja siis, kui tehti seda, nagu öeldakse, et hapukapsast, siis riiviti ära, aga kujutati, millist tünnid olid seal. Tünnid olid 5 meetrit läbimõõduga. Ja siis sealt konveieri pealt tuli see hakitud kapsas. Ja siis seal oli siis vähemalt 10 naist, kes paljajalu siis trampisid seda kapsast kinni.
see on nii silmade ees, sest isegi meid lasti sinna sisse. Või mis lasti, me hüppasime ise sisse. Selline mälestus on olemas isegi elus. Ja see kapsa tegemine oli jah, selles suures puutünnid olid sellised ja seal käis see hapukapsa tegemine. Me läksime ka, kui oli 50 kraadi. Sellepärast see Siberi külm on õnneks on see, et see on kuiv külm. See võrdub meie 35-ga võib-olla küll. No. Sest siin on see rõskus ja see tungib sulle nagu kontidesse, aga seal on isegi see 50-ga lapsed lassime liugu, nagu ma mainisin siin lastelegi, et meie need barakid olid sellised poolmadalad, mis olid poolenisti maa sisse ehitatud endisi jaapanlaste vangilaagri need hooned ja siis need olid kuni akendeni maa sees ja siis nad olid nii madalad, et talvel, kui see suur lume paksus oli vähemalt meetrites seal ja siis ta tuiskas nii täis, et see rant nagu ja langeva selle maa vahel ei olnudki enam olemas, vaid sisuliselt katuse pealt me lassime nagu omad mäed olid siis igal ühel. Rolisime katuse peal ja lassime sealt liugu siis alla. Niimoodi käis selle laste, nagu öeldakse, lõbusas elu. No tagasitulek oli jah, selline algul uskumatu, kui nii öelda. Sellepärast, et ma nii mäletan seda, kuidas suured inimesed omavahel rääkisid, et kas te ikka usute, et me saame tagasi? Ja olgugi, et need kirjad oli võimalus tähendab antud, et saata palvekiri Moskvasse peale Stalini surma. Aga kas see täitub või ei täitu, seda keegi ei teadnud. Kellel läks aasta, kellel läks paar aastat, kui tuli vastus, et see võimalus on, aga oma kulu ja kirjadega. Kui sinna viidi tasuta, siis tagasi tulime juba oma kulu ja kirjadega. Aga seda ei olnud ka igal inimesel võimalus, sellepärast, et kes ikkagi töötasid kuskil kolhoosides veel ja olid nagu öeldes kehvemas kohtades, ega nende tasu oli ju väga väike. Tänu sellele, et mul isa ja ema olid, nagu öeldakse, tõesti seal Siberis selle raudtee ja söökaevanduses, kus olid kõrgemad tasud natukene ja kõrgemad toiduaine normid isegi, et tänu sellele siis me nagu olime nagu paremas olukorras ja meil võimalus oli. Ja siis lihtsalt loksusime jälle tagasi, aga no muidugi mugavamas olukorras juba selle raudtee. Moskvast oli ümberistumine, siis siia Eesti poole, Eesti poolt tulime ka, ma mäletan, Pihkvasse istusime omakorda rongi peale, mis läks Valka. Pihkvast veel tol ajal käis ja me läksime Antslas maha, kus oli isa õde elas. Saime esimese peatuse seal, nagu öeldakse, oma kodinatega maha tulla. Aga kuna nemad õde elas ka ühes saunauberikus, siis seal meil ruumi ei olnud, siis hakati juba edasi mõtlema, mis edasi saab. Ja nii see minu näiteks lapse elu koosnes veel sellest, et mul olid emapoolsed vanaema, vanaisa elasid Missos jälle, mind saadeti Misso, viidi õigemini saadeti Misso nende juurde ja siis ma läksin Misso kooli, sest ma pool aastat algul alustasin Venemaal esimest klassi. Ja teise poole siis, kuna me tulime peale uut aastat, jõudsime siia Eestisse, siis ma teise poole Eestis lõpetasin esimese klassi siis nagu. Et niisugune omapärane see. Ja see oli muidugi huvitav, et see ajavööde, mis on siin 6-7 tundi, et see lapsele ikkagi omamoodi rängalt mõjus, et andis jupa aega harjuda, sest kui teised õppisid, mina magasin, panin pea siia pingi peale ja vaikselt muudkui nurrusin seal. Õpetajal ei ole probleemi üles ajada ja kui teised magama läksid, siis mina tahtsin jälle ringi jalutada. Aga lõppude lõpus võttis ikkagi kõik kohanemine aega, aga sai asja. Nagu ma siin ka eelnevalt mainisin, et see on üks huvitav ajajärg ja me oleme siin oma ühingus ja inimestega vestlenud sel teemal. Ega see tagasitulek oli omaette jälle probleem. Igal pool suhtuti nendesse Siberist tagasi tulnud inimestesse oma väikse põlguse ja mingisuguse, kuidas öelda, hirmuga. Sellepärast. Ja teiseks, ega need Siberist tulnud inimesed ise oma läbikäidud teed ei avaldanud. Kõik hoidsid ainult oma teadmistest.
sellepärast et see sügav hirm, mis oli sisse kodeeritud nendele inimestele, et kõrval võib olla sul keegi, kes sind, nagu öeldakse, läheb ja koputab uuesti ja su teekond hakkab uuesti otsast peale, kui sa tõrvad siin, nagu öeldakse, valitsust. Pluss veel need tingimused, sa ei võinud pealinnadesse elama minna, sa ei võinud seal suurlinnadesse elama minna, sul ei olnud sisse registreerimist, sul ei olnud oma kodu. Kõik asjad hakkasid, nagu öeldakse, A-st ja B-st pihta, mida tuli ületada ja läbi elada. Aga tänu ikkagi selle rahva visadusele ja olemisele, nagu näha, me oleme ikka rivis.